joo, puhkusin just. No, see on nii madal. See on nii kaos, mis siin toimub. Ühesõnaga puhkusin talle 2 õhupalli täis. Happy birthday. Perit oli mu kõrval, võttis peast, kui oh my god, sa oled nii paks. Ma oleks ta käinud seda ka. Minu lemmikasi koolimise juures on see, et saab passu ära saata. Nüüd peab terrassil mööbel siin ja siis ülejäänud kogu seda vaar sealt ka. Täitsa lõpp! Kapp on püsti ja siis läheb peeglike. Nii palju asju saab täna valmis, ma olen nii excited lihtsalt. No hei, hops, te arvake, kes on jõudnud trenni? Millal viimati jõusaalis käisime? Juuni alguses või? Ei, nii ammu ei ole. Ma arvan, et 2 nädalat tagasi umbes oligi. Jaani nädal ei jõudnud enne seda, lihtsalt kui ma trippisin ju mööda neid lõpetamisi. Ma ei tea, ühesõnaga, pole päris tükk aega käinud. Nii et tegelikult on mõnus olla tagasi, see pudune see. Puhastan teid ära. Oh, täiesti teine pilt. Ühesõnaga on mõnus ju. Jaanid olid toredad ja fun, aga tegelikult on mõnus ikka oma rutiinis kui toimetada ju. Tegelikult isegi pole nii fun. What you mean? Liiga pikad olid lõpuks. Ei, oli ikka fun, aga oma rutiinid, harjumused on ikka lõpuks kõige mõnusam. Täna ärkasime nii mõnusalt värskelt, hakkasime toimetama, tegime oma asju ja nüüd kui rutiinist väljas oled, siis on väsinud kogu aeg päeval, ma ei tea, vetti kuradi rutiin ei ole midagi. No kõik on lappes, jah? Kõik on lappes. Aga nüüd taas rajal ja kütame minna. Täna teeme ulg. No nii, teisipäev ja nädala teine trenn. Väga tublid olema siiamaani. Jaanidest taastumine käib ta jooga. No. Tubli. Mõtleme, siuksed kohti on väga vähe, mis mul ei valuta või? Üldse ei valuta, jah. Jaa, mul on jah. Ma olen nii valulik. Ja üles välja. Hei, hopsti! Vaadake, kus sul kadus juba? See on seal taga üleval. No ikka üks arvik. Ühesõnaga, kuna mul on papsil täna sünnipäev, siis me lähme käime niimoodi hakkas ka muidugi. Ühesõnaga, lähme käime tema juures, soovime talle õnne, tegime puhkusin just. No, see on nii madal. See on nii kaos, mis siin toimub. Ühesõnaga, puhkusin talle 2 õhupalli täis. Happy birthday. Ja siis siin on kingikene ka. Käegilakkene, mis me siis perega teeme. Panin siia ühesõnaga, see on nunnu lipsu peale. Seda tahtsin näidata. Ja nüüd, mul läks katki see vist. Jah, ühesõnaga, mul on veel õnneks täiesti kaos. Aga me lähme nüüd igal juhul soovime siis talle täna ka juba õnne. No nii, meil siin väga palju rahvast ootamatu. Nii. Meile täna siin pakutab siis ruusid ja kanafileid ja mütsukesed, näed, kus mütsid on, Ken on ikka ustavalt hoiab peas seda. Sa oled nii vapper selle mütsiga. Väike üksarvik. On nii uhke sulle. No näed, palju õnne. Kes selle sinu pani? Ole nüüd, aitäh. Aitäh. No enam, aitäh. Kas te mäletate, eelmises vlogis ma näitasin Sille seda peenrakest siin, kus oli see auto. Aga vaadake, see on saanud hoopis teise ilme. Siin on palju rohkem asju juba. Kivikesed, kõik ilus keskel. Mis see oli, must sõstar või? Auto on siin, jah? Ja siin on siuke uhke igal juhul värk. Väga ilus juba peenrakene. Sul hakkab iga asja saama selle siin. Jatsi auto. Sa said ka auto. Vaata väiksest perekondlikust istumisest
järsku on külalisi, kui palju, üllatuskülalisi. Sa ei taha enam autot või? Lähed ära, jah? No ma panen auto tagasi. Järsku igal juhul on külalisi täis meil, tead siin see üritus hoopiski. Üks surprise. Sender oli viilu, jah? No? No vaata! Nii, mis ma nendega teen? Ava! Grillida kuskil ikka. Opa! Vahi niimoodi salaja tõmmati ära või? Meie perekonnas on nüüd juures 2 laanet. Gloria Laane ja Liselle Laane. Juhu! Mul on nüüd päris otsid. No nii, me tulime nüüd isa juurest ära. Juhuslikult mainisime, et meil on kolimas kaste vaja nädalavahetuseks. Ja isal oli garaažis mõned. Ja vaadaks ta kennud seda ka lihtsalt. Ja kõik need suured kolimiskastid veab nüüd üles, ma ei tea, siin on räst mingi, ma ei kujuta ette, kui mitukümmend kasti. Ja mina olen meie rennikottide otsas, nii et niimoodi me siis elame siin. Ei pand või? Reaalselt ma pean ütlema, ma väga uhke. Ma ütlesin, mina 2 tiiru ei tee. Ma poleks arvanud, et sa ühe korraga kõik need kastid ära võtad. Isver. Sa oled jõhker vana ju. Julm. Vaata, kus päike särab sulle peale. Nii ilus. Ühesõnaga räägin siis seda ka, et me hakkame jah nädalavahetusel siin kolima. Päris uude koju nagu elama sisse veel ei jää. Aga nädalavahetusel viime enamus asju minema. Siit kodust kõike, mida siis päris igapäevast ei kasuta, viime minema. Siis selle kapi võtame ka kaasa siit, karikate kapi. Ja siis meil on prügikotid, jah. Siia hakkan ka pakkima siis igasugu riideid ja siukseid asju. Ja siis meil on jah nendel peeglitel vaja järel käia, me tellisime. Siis meil on söögitoolid, lauad. Issand, seda me vist ei näidanudki siin ka veel. Ühesõnaga tellisime vahepeal söögitooli ja lauad ära. Tähendab vastupidi, laua ja toolid. Ja voodile lähme järele. Ja ühesõnaga kõik siuksed asjad, mis meil vähegi on, siis me lähme viime sinna uude koju ära. Ja garderoobid on meil ju ammu olemas seal platsil, ilmselt olete näinud ka või noh, seal elutaunikus on ju, me oleme rääkinud. Ehk siis need paneme ka püsti ja terrassimööbli just viime sinna ära ja grilli. Me vist oleme näitanud, jah? Minu arust on näitanud. Ei näitanud või? Ma ei ole kindel või okei, ühesõnaga terrassimööbel on meil mingi väga ammu aega ostetud juba tagasi ja see vedeleb ka mul isa juures veel. Ja ühesõnaga jah, nädalavahetusel viime sinna kõik asjad ära, mis vähegi võimalik on. Nii et ma olen väga excited! No tere! Mina tulin siis nüüd ruugi meie peeglite järgi. Nii et seal vaatame, pean toolid vist tõstma ka ette, kus me nii vedasime asju, ma ei tea, ühesõnaga. Sest ma tulin peeglite järgi ja meil üks peegel on mingi 1,80 m kõrge, mis iganes. Nii et aga ikka vast mahuvad ilusti ära. Teate, mul on tunne, et ma leidsin selle tooli, mis me reaalselt endale tellisimegi. Vist on see tool. Kuigi ma ütlen ausalt, ma ei mäleta, et see oleks nii karbane olnud. Vaid nagu natuke teistsugune, mitte nagu nii pehme karvaga. Aga see näeb väga sarnane välja. Ma ei viitsi üles otsida, aga see võib-olla on see tool, mis me endale reaalselt tellisime. Nii, mul läks enne meelest puhub ühesõnaga näidata, aga siin on need peeglid. Reaalselt see viimane on nagu täiesti siia ääreni ja vaadaks teisitooli, see on nagu väga ees. Ja ma lähen nüüd Kennile töö juurde järele ja mis te arvate, kas Kennu mahub sinna ära või? Okei, tegelikult ma lähen ise hüppan sinna ja siis Ken saab tulla rooli, aga tõesti see sõit saab lõbus olema, nagu seal ei ole jalgadel lihtsalt ruumi ja me lähme viime selle nagu uude koju ära, ehk siis meil on siuke mõnus mingi 40 mintsa sõitu või? Vähemalt sealt Kenni töö juurest äkki, midagi sellist. Nii et gonna be fun! Nii, veame oma peeglikesed siis. Näitasin lihtsalt terve auto oli nüüd täis. Viime tuppa.
see on sul praegu nüüd vetsupeegel käes. Pane sinna teiste kastide juurde, ma arvan. Siia koridori hakkame ju seda garderoobi kappi nädalavahetusel panema. Siin on need garderoobi kapid. Need tuleb nädalavahetusel üles ära panna. Vähemalt selline plaan meil on. Jah? Kes paneb? Mina! Ja viimane peegel ka tuppa toodud. Rahulikult nüüd. Peeglid, sellise kujuga on meil koridori peegel. Ma näitasime eelmises vlogis, näitasid või? Peeglid, jah. Siis lähme teeme uute naabritega tutvust. Ei. Bangladeshist pidid olema. On jah, me nägime neid juba väljas ka mingid, kõigepealt nägime siuksed nagu India ja India-laadsed. Aga jah, kaugelt nägime tundes, et ma ei tea, ma arvan, et ei lähe praegu. Üksed kindlasti võiks muidugi. Suhtid tuleb ikka sooju hoida. Laupäeval teeb paar õlut ja siis läheb. Laupäeval. Oota, mis plaanid sul laupäeval on siin? Mida sa poistele lubanud oled? Mina hakkan õlut ja oma kappe kokku panema. Mida juttu? Vaatame. Nagu ma päeval käisin siin, mainisin, et ma vaatasin, et ma leidsin siit ruugist need toolid, mis me olime tellinud. Ja kuna me jäi ikkagi kripeldama, siis me tulime nüüd poodi, et me vaatame siin ikkagi veits veel ringi. Et äkki me leiame mingid teistsugusemad toolid. Ja nüüd me otsustasime nende toolide kasuks. Bossi tool. Bossi tool, jah. Igal mulle tegelikult meeldib natukene see variant rohkem, kui see äärega variant, sest see kuidagi natuke nagu, kus mul mingi suum sees on, jah? Oih, nii. Kuidagi nagu lahmakas siit ülevalt veits. Et see nagu on kuidagi nagu veits parem nagu. Aga neile meeldivad just need laiad ääred, nii et me hoopis võtame endale need toolikesed, sellised hoopis. Ja laud on see sama, jah. Täitsa juhuslikult siin samas kõrval. Võib-olla see ongi mingi saatus, vaata. Proovisime neid samu toole ka siia laua äärde. Ja see on täpselt meie laud, ühesõnaga. Nii et see sama laud tuleb meile ja hoopis siis nende toolidega, mitte nende beežidega, mida ma enne näitasin. Nii et teeme tellimuse veel natuke ümber. No nii, meil pakkimine käib, siin on kastikene, jalkaga muidugi taustaks. See karikate raamatute kapp on juba täitsa tühjaks siin tehtud. Siin on juba mingid, ma olen igasugu riideid, joped, asjad siia ära pannud. Mingid pusasid, siin on mingid käterätikud, mingid tossud lähevad veel siia samma kilekotti. Sealt on ka juba tühjem. Minu lemmikasi kolimise juures on see, et saab asju ära visata. Jamast lahti. Jah, nii on jah, sest ega ma siin ka tegelikult, see on see nurk, mis mul koguneb, kus ma viskan ära tegelikult mingisugused asjad, mis ma tegelikult näen, et on nagu lihtsalt seisavad ja tegelikult on juba mingid vanad ja veits räbalad ka, aga pole raatsin ära visata, aga siin on ka kastid, meil siin peal on karikate kõik kast. Ja siin ma niimoodi vaikselt ka neid kappe, siia ma pole veel jõudnud, aga tühjendan. Nii et, Tahaks küsida ühte asja, kas ma võin selle ära visata? Ma tean, see on see massaaživelt, ma nägin seda enne. Pole seda mitte kunagi kasutanud, aga ma arvan küll. Aga samas nagu ma kuidagi ei raatsi üldse ära visata. Keegi tahab massaažipelti, siis öelge. Okei, tegelikult selleks hetkes, kui video läheb üles, siis seda on juba otsestatud. Okei, no vaatame, mõtleme korra. No nii, kuidas köögiga läheb siin. Köögis vist on juba enamus kapid siin tühjaks tehtud, mingid nõusid veel jätsime. Vitamiinid muidugi ka, neil meil läheb vaja siin. Sealt ülevalt siit enamus vist on tühi, mingid karbid veel. Oih, siit kast, need ka juba või? Jah, vaja kõik ära pesta. Vaata, mis ma kapil põhjast leidsin, see tuleb lahti vist. Uue kodu puhul, siis kui sisse ära saame. Ei, mis praegu. Siis kui sisse saame, siis rüüpame. Äkki. Ühesõnaga, seal on üleval veel kapp ja nüüd on tühi. See megakaos lihtsalt, mis siin ruumis toimub. Kohutav, aga hakkab loomine. Aga vähemalt saab asju pakitud, jah. Siin väga palju vist muutunud ei ole. Endiselt kõik kotid reas. Siin on prügikotid tekivad. Jumal täna, et siuke kaaldev kõigile lappe tuleb, ma üksi neid küll olla ei saaks kuidagi. See on nii pões. Jah, me hakkame laupäeval kolima siin
mingi 5 või? Võib-olla 6 isegi. 4 abilist tuleb, kus meie. Jah, nii et läheb tassimiseks. Hai. Meie trennis lükkasime just kelgupoissi. Noh, kuidas on? Väsinud. Esimese harjutus, esimene seeria. Kelguka. Aga me teeme täna kergelt. Seda kelku ei ole nagu... Valutult. Ei no võits, no valutult või? Muidugi valusta, muidugi on lihas ikka läheb täis. Aga ühesõnaga, kelku ja väljaastet tegime ja teeme siin jallale ka veitsa trenni. Jah? No proovi. Läksid bulgaarlased ka ikka. Kaugel läksid, ei lähe või? Tunnetad ikka või? Mis ta väänab sul? Vaat seda, kuradi, seda võtta. Änklist seal või? Oi, bulgaarlane nii harjutus. Sellega tõmbab kohe no nii fulli. Äkki sa peaksid ikka proovima selle rulli peal siin? Siis see ongi selleks, ta ei vääna sul änklit, muidu sa lähed kehaga nii kaugele. No. Pane. Punni. Tagareied ka ikka kuumaks kütta siin vaja. Suru. Suru! Yes! See ei tule, oota, ma aitan. Pere teine pool ka siis tagasäärt tegemas, tagareid. Nõrgem pool. On tugevam. Tugevam pool. Tugevam ja rikkam. No nii, meil on trennikene tehtud. Ja nüüd me tulime juuksurisse. Ja eks siis Ken on praegu juuksuris ja mina niimoodi ilusti viisakalt ootan teda autos maja ees. Ja siis me lähme koju. Ja täna on neljapäev, kogu ma seda veel maininud ei ole. Homme on reede. Homme tähistab mu isa oma sünnipäeva. Nagu te nägite, me käisime tal külas on ju ja homme on siis sünnipäeva tähistamine suurema seltskonnaga kõik sõbrad, pereasjad, nii et homme tuleb teha natukene. Homme on mul koolieksam, kus juures issa, mul läks see täiesti meelest ära. Ühesõnaga, või noh, minul on meeles, mul läks meelest teile öelda. Kuna ma õpin toitumisnõustajaks on ju, siis ma pole seda käeganud, et meil on kõigepealt nagu üks osa on sellest, et nõustamise pead läbi viima, seda salvestama ja siis saadma õppejõule. See on siis üks osa nii-öelda, mis on vaja ära teha, ainult lõpetada. Selle ma sain tehtud, arvestatud, õppejõud veel kirjutas, et nõustamine oli väga hästi tehtud, nii et tipika jäi. Kes nõustamist tahab, siis andke teada. Äkki teeme ära. Igal juhul ja siis nüüd tuleb homme eksam. Ja homme on siis see hommikul, see on arvutis küll, aga noh, seal on nagu selles mõttes mingid avatud küsimused enamus ja nii, ehk siis ei ole ilmselt nagu kõige lihtsam. Ja homme on siis see eksamikene hommikul ja pärast seda natuke tööd vaja teha ja siis ma lähen juba aitan isal, käime ilmselt kõik koos poes seal Sille, ma ei tea, kes tegelikult ise tuleb ühesõnaga Sillega ja siis valmistame ette kõiki asju homseks siis õhtuks. Snäkilauda lubasin aidata igatepidi teha, nii et jah, selline on see plaanikene. Homme tuleb, ma arvan, päeval nagu ka siuke vahva päev ja õhtul kindlasti tuleb väga mõnus õhtukene. Ja saab puhata ja chillida sellest tublist nädalast. No nii, no mida juuksurist tulles tehakse niimoodi või? Oled kõik saangi asju, issand kui lühikene. Kennu! See on nii lühike, ei ole või? Ai, see on enam-vähem. Ma siin räägilt lühikeseks teha. No see on ikka suht jah, aga... Võtsin esimest korda, tõmba nulli küljed. Oot, ongi või? No... Tõesti on vähe. Oi! Kes lubas? Kes see lubas? Ma ütlesin üks asi, kui tast välja läheb, ma ütlesin, et kui ta kiirakaks sajab, siis saab turpi. Okei, joppas päris ei ole. Aga neid ei pea pikka aega tulema. No jah.
küll, tegelikult on ilus, noh, mis seal ikka. Ongi hea. Iga soe minu peas on ilus. Ei. Vaadake seda uhket piiri, mis siit näite nüüd, vaata. Põnev. Ja, aga siia tuleb soeng, vaata. Seepärast tuleb juuksid ikka natuke naida, et see soeng natuke varjaks. Aga oled ei ole muidugi. Eile tegin süüa. Ma isegi ei tea, kuidas Perit nagu ta näeb mind iga päev ilma särgita. Siis tuli mu kõrvale ja ütles oh my god. Relli uksla. Ma lasin õhku vahepeal sisse. Perit oli mu kõrvale, võttis peast, kui oh my god, sa oled nii paks. Sa näed mind iga päev. Ma ei vaada nii ammu niimoodi päris. No istudes vaata, sa ei saa aru niimoodi otseselt, siis sa niikuinii istud. Ühesõnaga... See on väga palju kummalisem. See tuleb ka juba. Ühesõnaga, mis mu mõte oli siin lihtsalt see, et ta ei ole paks, no see ei ole paks. No sa ütlesid, oh my god, sa oled nii paks. No, sest ma olen harjunud, et seal on mingi räme radikas ja six-pack ees, aga Jaanid ikkagi olid sul võtnud selle nagu... Jaanid laastasid su päki ära sealt, jah. Aga pole hullu, Kilde juba tuleb nädalaga tagasi. Aina? Nädal 2 trenni ja toitumist on tagasi. Jah, just. Pole hullu. No nii, telk on juba püsti põhimõtteliselt. Lauad lähevad ka kohe järgi, juba veetakse sinna. Ma pidin seda näitama. Näete. Tibutab veits jumme. Õnneks õhtuks tegelikult lubab, et läheb üle. Aga see on siis see. Teagi, mis see on. Ühesõnaga, aga siin saab teha lõuatõmbekesi üleval. Siin saab teha tipikesi. Seal all on mõeldud see alumine tehtud, et teha seljatõmbeid maast. Ja, eks siin saab ühesõnaga väänelda. No nii, meil on siin köögitoimkond täies hoos. Kui palju neid asju on? Siin ära kraabib porgandeid, mis see on? Puhastab porgandeid. Ja siin on minu lavaširullikesed, siin on, tuleb veel lavaširulli. Nii et, let's go! No nii, siin snäkivaagnakesed on valmis, siin on ka veel hulk snäkivaagnaid, siin ootavad veel salatid. Mingid lihad asjad on õues. Ja õues läheb ilusamaks. Sadas just, mida jääb üle või? Vaatame. Ja vahepeal toodi paari pukikene siia tehakse paar. Seal majandavad. Vihmane ilm on veel, aga vähemalt päike hakkab tulema. Ma loodan, et vihm jääb varsti üle. Nii, tee. Pane. Palju on juba korras, väga hea. Nii. Leia keegi, kes teeb külmmägetegeverdust olemas. Mis ma panen siia? Ken. No nii, meil on siin rahvas koguneb, kõik söövad, siin mängud käivad, kõigil on bingod ees, siin on erinevad ülesanded. Oota, mida peab tegema ja siis sa pead inimesed leidma ja nimed juurde panema. Kuidas sa sünnid või last tunned? Oi, ja eostas mu. Nii on. Minu papana. Nii on. Ühesõnaga, kõigil mäng käib, melu käib. Vaadake, milline vikerkaar peale vihma tuli. Seal on isegi nagu teine ka veits kõrval, siit on näha. Mega ilus. Valmis olla. Läks. Läheb. Jõu. Mida te teete, Jaanus? Tappi, vaata, kui tubli ja võitja on seal sinise palliga ja nüüd hakkas Perit mängima. Sa püksid jalas ennast. Vaata, kui on üksinda, siis on hea. Oota, õlle ära joomine või? Ei võta kinni ei võta. Peaga, vot. Maas! No hästi! Ma panin ka kohe kinni põhimõtteliselt. Tihe. Hoogu peab võtma, jaa. Ei lähe lihtsalt. Kellel on bingo veel tegemata. Kiiruse peale. Esimene küsimus.
Nimeta vabandus, mida inimesed kasutavad, et trenni mitte minna. Mulle ei ole aega. Mul ei ole aega. Kõige populaarsem vastus. Kolmas vastus. Ehk siis Rene, sul on nüüd võimalus ka vastata, kui sa saad top 2. Tema vanem, sa ei tohi öelda vanem, tema vastab. Mis võiks olla seal top 2 sees? Mõtle natukene, annan sulle aega. Ei, sa ei pea puhuma. Pole raha. Nimeta vabandust, mida inimesed kasutavad, et trenni mitte minna. Ma ei viitsi. Ma ei viitsi on olemas või pole tuju, emba-kumba on mõlemad õige. Sa võid ise ka midagi pakkuda. Et mingit... Ma ei oska harjutust teha, ma ei oska kasutada, ma ei oska ei oska saalitada. Kahjuks ei ole, meie vastajad oskavad kõike teha, 4 X-i ja punktid lähevad Tiim Otile. Kas üldse oli küsimus jõudnud? Tegelikult ei olnud jõudnud. Ja tegelikult oli teil õige vastus ka. Pea valetame. Kehaosa, mis maksab terve elu. Lihased. Ei ole lihaseid. Õlad. Kõht. Eks ma valin. Nimeta sündmus, mille puhul võiksid kanda õnne aluspesu. Oota, nüüd ma pean lugema. Aga on küll. On küll. Ei olegi esimene. Aga ei ole kõige populaarsem. Mis võiks olla? Mis võiks olla veel populaarsem? Me võime koju ära minna. Ei saa selles mängus kunagi võtta. Nimeta sündmus, mille puhul võiksid kanda õnne aluspesu. Võistlustel! Võistlused on! Mille puhul võiksid kanda õnne aluspesu? Kuna tõmbad on need ussikud jalga otsa. Kes see on? Näiteks. Vestlusel. Töövistlus on teile! Pole mõtet, et oleks saanud mingi 20 minti mehel on hea aega veeta, enne kui ta naine sinna jõuab. Paaris! Paaris! Paaris pubis! Tuulikute käest küsid. Paaris tinnikad! Väga lihtsad mehed olid. Väga lihtsad mehed. Ei olnud nimeta koht, kus mehel on aega veeta, enne kui ta naine sinna jõuab. Ma arvan, et äkki mees tahaks rahulikult kodus ka vahel olla. Mees tahaks vahel. Kodu! Üksi kodus. 20. Ei ole õige vastus! Ja Tiim Ott võitis. Kaks! Kristil on mingi 7 mütsi korraga. No nii, ma juba unustasin jälle siin jäädvustada veits, aga see korter juba siit tõmbis ukse kinni. Ühesõnaga siit olid need suured kilekotid, kõik viidi ära, mingid kast, noh tegelikult siit ei saa midagi aru, nagu oleks viidud. Kui tegelikult
siit ka ei saa, sest kõik asjad on ju kuskilt kapi seest viidud ja kapi tagant. Ühesõnaga siit nii saa väga midagi aru. Aga enamus asju läksime, pakkisime ära. Ma näitan. See on veits kaas. Näete, siin nad tõstavad neid asju. Jutustavad seal. Ja siis on tuppa kuulda. Ühesõnaga viisime sinna kõik autosse. Ja voodi juba tõime ära. Voodi on neil autos ja siis lähme, nemad ajad veel söögilauad, toolid toovad ära. Ja siis me lähme, võtame veel, ühesõnaga, pärast näete, aga tiirutamist on meil siin, asju, mida ära kolima on omajagu. No nii, kolimisauto mul siin taga. Härrad tassivad asju. See läks ära just. Grill läks taha ja nüüd läheb terrassimööbel siin. Ja siis ülejäänud kogu see tavar sealt ka. No nii. Oi, see kapp on vaja ka siit veel edada. Jan, null asjapulk. Annab asju kätte enda. Küll ma võtan, tulen selle. Mina võtan Riha siis. See on raamatukast ja see on raske ka. No, madras visati otse ülesse. Ja nüüd on see voodiraam ka veel. Voodiraam ka. Miks ta mingi... Niimoodi 2 tükki või? Mitte 1 tükis ei ole või? Näite 2 üksikut toodi. Ei tea, see on küll kummaline. Ei päevanud püsti. Ära. Ma saan aidata ka teile. No. Ei, ma olen kahju. Heast 2-kohalise voodi, niimoodi 1 kompa saadetakse. Davai. Riho lükkab hooga selle siia otse sisse ära. Super. Siit läheb suure kapi üles. Lohistamiseks. No nii. Liiks on mingi 3 tommi. Tulge siia poole selle papiga. Ja Janekil ei ole muidu ruumi. Ei, ma jõuan küll. Peal. Ken, mis sa teed seal? Janek, vaata nüüd. Kalutame käe alla. Kalutame kõik siia. Nii, käsi alla. No mul ühes käes piisab. Nüüd tõstame rahu. Nii. Täitsa lõppe! Lase lahti. Nüüd tõmmake. Saage hakkama. Saage hakkama. Vaadake juhtmeid ka. Davai, korras. Super, oba! Uskumatu. No nii, meie esimene söögitool on kokku pandud. Seesama, mis me siis lõpuks näitasime, otsustasime ikkagi, et me ära ostame. Ja siin ta nüüd on. Ja siin on järgmised. Oleks pool tundi hea tooliga, ma keelasin nii mitu korda. Tegin valesti. Jätta lopena praegu. Ja siin pannakse meil meie terrassimööblikest kokku. Laud on püsti juba. Oba! Ja siin on grillikene ka. Täiesti crazy, mis siin toimub. Küll on varsti, lähen nii ise paugu. Kaua võib ühte pakki vorsti grillida? Ma varsti paugu ohvi tõmba selle Kamada Joe ligile. Mingi kella 3 saadik olema vorsti grillinud ja kella 6 õhtul. Käisime ossime uue gaasi või ballooni vahepeal ilusti, aga ots oli vale, see ei läinud. Siis läksime ühte poodi ja otsisime. Kennestis. Ühesõnaga mööda poodi ainult jooksnud. Lõpuks saime puupist ühe kortse. Ja see ka kustus ära, ei põlenud ja nüüd ma ei tea, mis nime asju nad siia teevad. Noh, vana rasvab. Mida sa oled valmis siin kiirustama, mida sa teed? See on väga oluline osa nüüd sellest grillimisest. Võt õpige endale. Pange endale kõrva taha. Seda ma praegu ei saa panna veel. Davai, keegi mu mingi maja ära. See on vaja neemad panna. No siit poolt see tuukle tuleb siit. Vau, terrassid põlema. Lase välja. Rahu, chill. Mida fuck'i siin toimub praegu? Wow! Mida Elli tõesti? Janek aitab, noh. Olen korra, selle mõnus. Ära pole kaamera, mis juurde. Aga Jaani tuleb, mida? On väikene flamingo! Kuna see kuradi, see foolium pole sõna. Pane kohe peale ära, noh. Pane neid korsid kohe peale kohta. Naabrid vaatavad, kes siia kolis. Inseneri tudengid sinna. See on väga...
tutikas terrass siin, sihukest vatti lihtsalt. Jaots ka kuidagi siit sikutega. Nagu tõsta see üles. ta ei ole nii kuum, ära tee nägu, tõsta. Näed. Ma võtan siitpoolt, see on ise. Võta Oota, võta alt ära. Miks ta veel, ma ei saa, mul on kõht nii tühi, ma ei suuda isegi ühtegi mõtet mõelda, ma olen 2 võileiva peal siin terve päev. Kus sul kahvel on, vaata, saab sellega sättida Anna nüüd seda. meil on vaja neid elevad, neid kohtade, mis peaks kunagi. Täiesti lõpp, mis siin toimub, noh. nii, mul läks eile meelest näidata, aga siin on meil köögilabakene ja toolikestega, mis sai siis kokku pandud. Ja minu meelest täitsa nummi. No see asukoht natuke muutub, see on hetkel lihtsalt pandud siia põhimõtteliselt kokku. Aga sobivad väga ilusasti need toolid ja see laud ja siuke. No tegelikult lähevad toolid ka kuidagi teistmoodi, aga ühesõnaga väga ilus. Ja nüüd tänane plaan on siis saada meil siia koridori esikusse see garderoobi kapp paika ja meil on peegel ka. Mis läheb heipaks, mul kapuus peas, õues vihma saab, ühesõnaga. Ja siis see peegel läheb veel ka siia. Ja siis see tuleb kapp. Nii et pärast näitame kindlasti seda tulemust ka. Ja nii kaua hakkame siis tegutsema. Ja siia vetsu sai peeglikene. Ma tõmban kaugemale jälle. Ühesõnaga, siin on näha, on ju siuke pruunikas ja siia ka on siuke pruun ja see põrand on ka veits siukse pruuniga. Tume ja siis siuke peeglikene. Minu arust väga lahe. Me otsime siukse ja teistmoodi kujundusega, nii et see on väga coolikene. Ja siia on kindlasti vaja veel mingeid sisustuselemente, mingeid taimi, mingid pudi-padi ja siia kindlasti mingi maal veel, et ei oleks ka nii valge sein. Kindlasti mingid kontraste veel. Nii, nüüd paneme voodikest siia kokku. Siia madrats ka olemas ja siuke hele voodikene. Nii et vaatame, mis saab. No nii, voodi nagu naksti koos rääst, me panime selle mingi 10, ma ei tea, jah, 10 minutiga ma arvan kokku, see oli mega lebo. Aga see värv, see veitsa nagu, ta nagu tegelikult peaks olema suht siuke valge beež on ju hästi nagu hele beež, aga kuna need seinad on veits hallikad, siis ta kuidagi jääb nagu väga kollane siin ja see veits häirib mind, kui ma ausalt ütlen. Nagu siit ei häiri, see on nagu okei. Aga siit on kuidagi nagu liiga kollakas, kuigi tegelikult nagu ta peaks nagu ikkagi siuke toon nagu olema. Nagu siuke hele beež. Mitte nagu nii kuidagi soe toon. Aga nagu samas võib-olla päeva valgusega praegu ta on siuke, kujutan ette, et kui sa paned mingi kardinad valguse, siis ma ei tea. Või nagu lambi valgusega, kuidas ta jääb, ma ei tea, aga ta veits häirib. Võib-olla saab muidugi nagu voodipesudega mängida, on ju, et olen, mis kontrastid sa siia voodipesudega ka nagu vastu paned. Aga praegu nagu veits mind häirib, aga no vaatame. Igal juhul, vähemalt on koht, kus magada. Nii, esimene väike söömingukene siin kodus. Tegime grilli õues ja kohe, kui grill sai valmis, hakkas sadama. Ja nüüd muidugi, kui me tuppa kolisime, vist ei saja enam. No nii, meil on siin kapp on püsti. Ja nüüd ma hoian seda peeglit siin. Hei. Ja purib augud seina. Ja siis läheb peeglike. Nii palju asju saab täna valmis, ma olen nii excited lihtsalt. Kapp ja peegel ja voodi ja ülemist kappi panevad ka meil sõbrad kokku veel. Ja grillijama meil oli, on ju, saime ilusti grillitööle uue gaasi siin ilusti. No pane, mine pane. Peeglike seina peal. No. Pane. Yeah! Teeb nii kuidagi suur kõik välja. Noh! Nagu näksti! Juhuu! Ma veel tõesti. On äge tegelikult jah. Natuke suurem võiks olla, kui nüüd aus olla võib-olla, aga... Ma ei tea. Aga samas võib-olla ongi hea. Vähemalt saab ilusti siit niimoodi. Niipidi. Pilte mis teha. Outfit check ja sööb.
oleks jah küll tegelikult . saabki vaadata . aga siia tuleb meile veel siin juurde ka ju . ja me saame tollelikult sinna poole ja siis näidata valgusega siia poole . jah , sest siin on torud olemas ja siia saab hakata juba tooma tegelikult oma joped ja riided , meil on kõik olemas siin juba ka , nii et tegutseda . no nii kaua kui mehed veel panevad siin magamistoa garderoobi kokku , siis ma panin vahepeal karikakapi siin kokku , aga kui ma juba vaatan , siis mind natuke vist häirib see paigutus , mõnes kohas on kuidagi liiga hunnikus nad koos . ma jätsin mõned nagu , tegelikult ma tahaks , meil olid muidu nagu siin mingid raamatud , ma tahaks ikka panna mõned raamatud siia raamatud ja raamatud ka ära mahutada , aga lihtsalt kuidagi siis , ühesõnaga võid teistmoodi natuke sättida , aga vähemalt ma sain ühe kolimuskasti tühjaks , kapi siia ette ja sai vähemalt midagi ära pandud veel korda tehtud . nii , ma tõstsin ikka mõned raamatud siia ka juurde , kuigi päris kirju on see kapp , aga noh , samas võib-olla noh , siin on jah raamatud veits , raamatud , natukene panin mingeid asju siia vahele ja ma arvan , et täitsa nummi , saan klaasiga ette . see tuleb siis meie kontoriruumiks siin ilmselt ja siis on siin nurgas selline ilus karikate kapp ja ülejäänud tuba on hetkel mitte üldsegi nii ilus , aga siit saab vähemalt rõdule . see kapp on siin . tuleks nii minema . aitäh . püksid poole tagumiku peal , aga paugutamine käib sinna . varsti saab selle ka püsti .